Tere, kallis 3D kogudus. Käes on seeria negatiivide ilmutamine, viimane osa ja mul on hea meel teile jagada mõningaid mõtteid, mis ma olen ette valmistanud seoses tegudega. Oled sa kunagi avastanud ennast olukorrast, kus sa oled teinud midagi ja sa oled selle kahetsenud pärast? Või oled sa ennast avastanud olukorras, kus sa jälle oled midagi teinud ja sa jälle oled kahetsenud seda, mis sa oled teinud? Ja ma usun, et nii sina kui mina ja kõik teised võivad ennast ära tunda selles olukorras, sest me kõik oleme midagi teinud, mis me oleme kahetsenud. Enda elu peale mõeldes tuleb mul eredalt meelde seoses kahetsusega see, kui ma olin teismeline ja mu elus oli üks teatud periood, kus ma tarbisin pornograafiat, pornograafilist materjali ja ma teadsin, et see on vale, ma teadsin, et seda ei peaks tegema, ma olin kuulnud, et see on Jumala tahte vastu, aga ma ikka tegin seda ja ma kahetsesin ja ma ikka jälle avastasin ennast selle tegemas ja taas ma kahetsesin ja siis tekkiski ajapikku küsimus, et kas ma olen loodud seda tarbima või satun ma täiesti suvaliselt lihtsalt lambist seda nagu iga kord jälle vaatama ja tarbima. Ja siis sealt edasi tekkis küsimus, et kust need teod tulevad? Teod on nagu mõtete tulemus, aga meie tegusid suunavad hoopiski otsused ja otsuseid on igasuguseid. Me otsustame hommikuti voodist üles tõusta, otsustame hambaid pesta, tööle ja kooli minna, ja suvel näiteks randa minna, aga need on sellised neutraalsed otsused, ja okeid asjad, mida teha. See on see, mida ühiskond meil tootab, aga on mõningad asjad, mida piibel peab patuks ja mida Jumal on pidanud selliseks, et see läheb tema tahtega vastuollu. Ja ma loekski piiblist sihukese kirjakoha, nagu Galaatlastele 5:19-21. Lihaliku loomuse teod on ilmsed. Need on hoorus, rüvedus, kõlvatus, ebajumala teenistus, nõidus, vaen, riid, kiivus, raevutsemine, isemeelsus, lõhed, lahknemised, kadetsemine, purjutamised, prassimised ja muu sarnase, mille eest ma teid hoiatan, nagu ma varemgi olen hoiatanud, et need, kes midagi niisugust teevad, ei päri Jumala riiki. Ja kohe järgmistes salmides 22 ja 23 toob Paulus välja siis vastupidiselt lihalikele tegudele siis vaimuviljad. Ja need on siis, ja see on niimoodi. Aga vaimuvili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus. Millegi niisuguse vastu ei ole seadus. Ja just selle viimase enesevalitsuse kohta ma tahakski teile täna natuke jagada, sest et sellest ma näen tulevadki teod ja vastavalt sellele, kuidas me ennast talitseme, siis vastavalt sellele me tegutseme. Õpetussõnad 16:32 ütleb, et pikameelne on parem kui kangelane ja kes valitseb iseenese üle, on parem kui linna vallutaja. Nüüd tekib küsimus, et kuidas selleni jõuda, et olla parem kui piibli mõistes linna vallutaja. Ja selle jaoks me peame vaatlema natuke oma südant, et mis selle sees on. Ka piibel toob meile näiteid sellistest olukordadest, kus inimene on sunnitud vaatama enda sisse korra ja vaatama, mis on tema motiivid tegutsemises. Selleks ma loen Matteuse evangeeliumi 19. peatükist siis sellise loo nagu rikka noormehe lugu, kus rikas noormees tuleb Jeesuse juurde ja see on siis niimoodi. Ja vaata, keegi ütles Jeesuse juurde astudes, õpetaja, mis head ma peaks tegema, et saaksin igavese elu? Tema ütles talle, miks sa minult küsid, mis on hea? On vaid üks, kes on hea. Kui sa tahad ellu minna, siis pea käsud.
Mees küsis temalt, millised? Jeesus lausus, ära tapa, ära riku abielu, ära varasta, ära anna valetunnistust, austa isa ja ema ning armasta oma ligimest nagu iseennast. Noormees ütles talle, seda kõike ma olen pidanud, mis mul veel puudub. Jeesus lausus talle, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine, müü oma varandus ja anna vaestele ja siis on sul aare taevas ning tule ja järgne mulle. Aga kui noormees seda sõna kuulis, lahkus ta kurvastades, sest ta oli suure varanduse omanik. Jeesus tegi noormehele ülihea tehingu. Ta pakkus talle põhimõtteliselt, et käia koos temaga. Ma ei tea, kui paljud meist võtaks selle vastu, et käia lihtsalt koos Jeesusega päriselt ringi maailmas. Aga noormees keeldus sellest ja sest tema südames olid mingid asjad, mis teda takistasid selles osas. Ja on lahe näha, et nagu piibel märgib ära, et noormees läks kurvastusega ära Jeesuse juurest. Ja see on huvitav mõelda, et miks ta siis kurvastas. Et ühest küljest ta võiski näha nagu reaalselt, et see on tema jaoks liiga suur maks või liiga suur hind, mida maksta, et kogu oma varandusest lahti öelda. Sest tõenäoliselt ta oli selle varanduse ausalt saanud ja ta ei olnud mingit vajadust tegelikult sellest nagu lahti öelda. Aga Jeesus teadis täpselt, mis on see tema üks asi, mis teda takistab. Ja teine variant, mis võib olla, miks ta kurb oli see, et ta teadis tegelikult, et Jeesuse järgi on hea kõndida, aga ta teadis ka seda, et ta ei suuda lihtsalt sellest ühest asjast loobuda, mille osas Jeesus talle nagu väljakutse esitas. Hingevaenlase perspektiivist ongi oluline just see, et me vähemalt ühest asjast kinni hoiaksime. Et me võime kõigega Jumala alistuda, aga et seal oleks üks asi, millega me klammerdume tegelikult Jumala külge ja see üks asi takistab meid täiega Jumalale elamast. Ja kui see üks asi, mida me hoiame nii-öelda endale ja ei anna seda Jumala hoolde, siis tegelikult see ei ole meie oma, vaid seal istub keegi või miski meie südame trooni peal, kelle oma see on. Kindlasti pole Jumala plaan see kõigi inimeste jaoks, et nad müüksid maha oma varanduse. Aga tõsiasi on see, et meil igal ühel on mingi asi veel, või mille küljes meie süda ripub. Ja siinkohal on hea välja tuua see, et noormees ju pidas käske. Jeesus ütles talle, et okei, pea käske nagu, siis sa pärid igavese elu. Aga samas noormees ju pidas neid, aga Jeesus nägi tema südamesse, et on miski, mis takistab tal täielikult ja kirglikult olema kaasas selle asjaga. Ja siit tulebki selline loogika, et mitte head teod ei anna head südant, nagu see mees arvas, et ta oma tegudega võib välja teenida selle, et ta võib taevasse saada, vaid hea süda, sellest automaatselt tulevadki head teod ja selle hea südame võibki ainult Jumal meile anda, sest tema on hea, nagu Jeesus ütles. Nüüd selleks, et ära tunda see, mis on see, mille järel meie süda vahel jookseb ja mis motiveerib meid tegema midagi, mida me pärast võiksime kahetseda, selleks peamegi vaatama oma südamesse ja ma loeksin ühe kirjakoha siit, mis on Efeslastele 5:10-14. Uurige, mis on issandale meelepärane ja ärge hakake pimeduse viljatute tegude kaasosaliseks, vaid pigem paljastage neid, sest mida nad salajas teevad, seda on nimetadagi häbi. Aga kõik valguse poolt paljastatu saab avalikuks, sest kõik, mis saab avalikuks, on valguse käes. Seepärast on öeldud, ärka üles, kes sa magad ja tõuse üles surnuist, siis särab sulle Kristus. Piibel julgustab meid uurima, mis on Jumalale meelepärane. Ja kõik, mis Jumalale on meelepärane, on tegelikult kirjas Piiblis endas. Ja selle teeb meile elavaks püha vaim. Lisaks on veel selles kirjakohas toodud välja, et kõik, mis saab valguse kätte,
see paljastatakse. Ehk siis, kui me toome oma teod valguse kätte ja oma motiivid valguse kätte, siis need saavad paljastatud, me näeme neid selgelt. Jeesus ütleb piiblis, et mina olen maailma valgus. Ja siit lähebki loogika edasi, et Jeesuse abiga, Jeesust järgides me tegelikult näeme oma elu teisest perspektiivist ja kui Jumala püha vaim ilmutab meile südamesse, mis on Jumala tahe, siis me võime tegelikult selgelt näha, kus on meie motiivid ja millest lähtuvalt me siis ka tegutseme. Äratundmine selle osas, mis me südames aeg-ajalt peale Jumala valitseb, on väga hea, aga see on kõigest üks osa sellest protsessist, et me näeme, et me saame aru. Selle äratundmisega me peame midagi ette võtma ja piibel räägib siis Pauluse kirjas Efeslastele, et teil tuleb jätta oma endise eluviisi poolest vana loomus, kes laostub petlike himude käes ning saada uueks mõttelaadilt ja riietuda uue inimesega, kes on loodud Jumala poolt elama tõe, õigluses ja vagaduses. Paulus viitab siin uuele mõttelaadile ja uue inimesega riietumisele. See on tegelikult, ma ütleks, pidev protsess, et me astume vanast inimesest välja ja läheme otse uude inimesesse nii-öelda. Ja see mõtte uuendamine käib ka jupphaaval. Me iga päev näeme, mis on meie südames viltu ja me üritame seda parandada. Jumal igatseb, et me usaldaksime teda ja laseksime tal valitseda igas meie elu valdkonnas. Selleks aga peame me laskma suure tähega tõel ehk Jeesusel enda südamesse paista, et me teaksime, milles me meelt võiksime parandada. Ja meeleparandusega, mis algab meie seest, muutuvad meie motiivid ja muutuvad meie teod, mis jõuavad meist välja. Ma loodan, et need mõningad mõtted aitavad teil avada arutelu kogukonnas. Ma soovin teile ilusat kogukonna aega.